Tere tulemast ja kuulama ja vaatama saadet Hoolimise lauanurk. See on koht, kus räägime asjadest otse ja nii, nagu nad on. Mitte keerutades ega ilustades. Sellepärast on see lauanurk, mitte ümarlaud. Jutud on ausad, aga alati hoolivad. Mina olen Gert Valdaru ja juhin igapäevaselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust. Astangu keskus on haridusasutus, kus suurema toevajadusega noored ja täiskasvanud saavad omandada kutseharidust koos vajaduspõhise toega. Nii liiguvad nad sammu-sammult iseseisvama elu poole. Olgu see tööturul või ühiskonnas. Saates Hoolimise lauanurk räägime õppijatest, kelle jaoks haridus, olgu selleks siis üld- või kutseharidus, ei ole lihtsalt koolitee, vaid võimalus kasvatada iseseisvust ja enesekindlust. Räägime ka inimestest, kes neid sellel teekonnal toetavad. Õpetajatest, spetsialistidest, peredest, tööandjatest ja kogukondadest. Meie eesmärk on näidata, kui oluline on hoolimine meie ühiskonnas. Hoolimine ei ole ainult tunne, see on ka tegu. Kui hoolime, sünnivad päriselt muutused, kas või pisikesed. Aga pisikestest kokku saab suur ja just seepärast see saade on loodud. Selle sarja üks idee autorid on Astangu keskuse enda värske vilistlane, kes usub, et hoolimise hääl peaks ühiskonnas kõlama palju valjemalt. Seda lootust püüamegi ka siin täita ja ellu viia. Tänane Hoolimise lauanurga saade keskendub koolielu külgedele, mis sageli jäävad varju, aga ilma milleta ega kelleta ei saaks ükski kool hakkama. Saatesse olen kutsunud 2 toredat vestluskaaslast, keda teile ka hetke pärast tutvustan. Esmalt aga kuuleme Astangu keskuse õpetaja Madli Rundu kirjeldust kolleegist, kelle töö on koolis hindamatu, aga ametikoha nimetus jätab Madli saladuseks. Mõelge koos saatekülalistega kaasa, kellest võiks jutt käia, sest just sellele ametile on pühendatud tänane saade. Ta on mind aidanud näha ja märgata suuremat pilti. Et võib-olla kui õpetaja on väga kinni oma kindlas õppeaines, siis ta aitab natukene laiendada seda vaadet ja võib-olla märgata neid tugevusi ja arengukohti natuke teise vaatenurgalt. Mind on ta aidanud sellega, et ta on olemas ja ta jõustab mind oma kohalolekuga, kui mul on võib-olla mõne õpilasega olnud raske kontakti luua, siis ta on olnud selline kolmas osapool, kes tihtipeale mõjub väga sellise neutraalsena. Minu jaoks on muutunud lihtsamaks see, et mul on keegi, kes mõtleb kaasa, vajadusel oskab mind suunata mingit õppematerjali kohandama, võib-olla leida mõne õpilase jaoks selliseid alternatiivsemaid lahendusi. Ma arvan, et juhtuks see, et paljude õpilaste puhul ei märgataks nende tugevusi ja neid ei rakendataks võib-olla sel määral, kui ta mul nii-öelda olemas on ja kaasamõtlejaks oleks, et kindlasti oleks vähem julgustamist, vähem märkamist ja vähem sellist võib-olla terviklikku lähenemist. Ta võib olla nii päästerõngas, tiimikaaslane kui sillameister, olenevalt millal sa tema ukse taha lähed ja kuidas võib-olla sa oled harjunud koostööd tegema. Kindlasti ma loodan, et ta oleks tiimikaaslane ja sillameister ja vähem päästerõngas, aga vähemalt päästerõngas kui üldse mitte. Aitäh Madlile, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpetajale, nii ilusate sõnade eest oma töökaaslase suhtes. Ja nüüd ongigi see hetk, kus me peame siis ära hakkama arvama, kellest, millisest ametist koolis käis jutt. Ja ma hakkan seda koos ära arvama meie saatekülalistega. Kõigepealt tere kaugelt tulnud Kuressaare ametikooli sotsiaalpedagoog Piia Prei. Tervist, tänud kutsumast. Tänu.
tulemast. Ja ma olen võtnud ka, et mul endal oleks julgem esimest korda niimoodi saadet juhtida kaasa Astangult tugiteenuste arendamise osakonna juhataja Kadri Norriti. Tervist! Nii, kellest siis käis jutt, et kes on see, kes märkab suuremat pilti ja aitab seda õpetajal lahti seletada, kes on olemas ja jõustab õpetajat ja märkab ka õpilase abivajadust. Kas see on äkki direktor koolis? Koolis on absoluutselt iga inimene väga oluline, et olgu ta siis õpetaja, direktor, isegi koristaja, remondimees, et selles suhtes peaks ütlema, et koolipersonal, ükskõik kes ta on, võib toetada nii õpilast, õpetajat kui ka iseennast kindlasti ka. Nii et ma arvan, et ka direktor on üks väga oluline persoon, aga ma saan aru, et tänane saade on siiski meist, Kadriga, ehk siis tugispetsialistist, kes on justkui nähtamatu tegelane seal koolimajas. Kas sa, Kadri, arvad samamoodi nagu Piia, et inimene, kes on koolis päästerõngas, tiimikaaslane, sillameister, ei olegi direktor, vaid on hoopis tugispetsialist, nagu Piia ütles? Mina tundsin ära tugispetsialisti, kui Madli selgitas seda, et mõnel hetkel sa võidki olla tegelikult selle noore jaoks päästerõngas, mingi hetk oled sa tiimikaaslane ja tegelikult nagu Piia ütleski, et see õiget hõlmab kogu kooli inimesi, aga tugispetsialist on selle noore jaoks, ma arvan, väga-väga oluline inimene seal, et ta püsiks seal õppimises, kui on rasked hetked ja et kes teda aitab seal selles õppes püsida üldse, kes aitab teda võib-olla mitte õppetööga seotud teemades, vaid mis on eraeluga seotud teemades, aga see tuleb kooliellu kaasa temaga. Okay. Jaa, põhimõtteliselt arvasite ära, et see on koolis tugispetsialist, kellele me tänase saate oleme pühendanud ja püüamegi avada siis tema olemust, rolli, tema väärtust koolis. Ja ka kuidas teda väärtustatakse, meie ütleme siis haridussüsteemi ja riigi poolt tervikuna. Aga nüüd võib-olla läheks nüüd hästi sellise natuke alguses võib-olla sellise nagu juriidilisesse maailma või kes nagu meie seadustikudes, haridusseadustikes on tugispetsialist? Kutseõppeseaduse järgi on siis tugispetsialist sotsiaalpedagoog, psühholoog ja eripedagoog, et need on ära määratletud siis seaduse järgi, et see peab koolis siis olema tugispetsialist, need 3 tükki. Et meil Astangul on see õnn ja rõõm, et tegelikult tugispetsialistide nimekiri on palju pikem, et seal all on rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, seal on tööhõivespetsialist, seal on loovterapeudid, seal on füsioterapeudid, tegevusterapeudid ja see aitabki õppija seda õppetööd toetada, et kes iganes saab toetada, saab seda kohe teha, et ei ole nagu see, et me 3 spetsialisti vaates ainult saame teha. Kuidas teil Kuressaares, Piia, on? Meil on ka päris hästi, et Kadri loetles siin seadusepärased ametinimetused, siis meil on need kõik olemas. Küll eripedagoogiline teenus on meil niimoodi, et inimesed omavad ka nii-öelda teisi tööülesandeid, aga nad on väga head spetsialistid, kes meie tugimeeskonnas on üliväärtuslikud. Meil on olemas psühholoog ja mina siis sotsiaalpedagoogina juba 10 aastat töötanud Kuressaare ametikoolis, nii et meil on kõik seaduslik ja toimib. Et selles osas riik on õigel teel, et kõik need ametid on ülivajalikud, nii-öelda need veidi nähtamatud rollid võib-olla igapäevaselt, samal ajal tegelikult üliolulised nii õppija kui haridusmaastikul üleüldiselt, eks ju, õppija toimetuleku, vanema ja meie nii-öelda üldse õppija edasiliikumine haridusmaastikul tööellu, et see on ju kutsekoolide üks kõige suurem väljakutse, et siin oleme ka kindlasti toeks ja abiks. Ja ma ütleks juurde, et miks on nagu ülioluline, et kui statistika järgi näitab, et kutsekoolis õpib umbes 27 000 õppijat natuke peale, siis toevajadusega õppijaid on 3600.
et see on väga suur arv õppijaid, kes vajab õppetöös osalemiseks tugiteenuseid juurde. Ja kas see, ütleme siis kutsehariduses toevajadustega noorte arv on kasvav trend või kahanev? See on kasvav trend, et see on iga-aastaselt näha, kuidas järjest tõuseb ja need toevajadused on väga erinevad, et on õpiraskused, on vaimse tervise probleemid, on käitumisprobleemid, et see variatiivsus on hästi-hästi suur. Võib-olla korra võtakski siin selle ette, et meil kohati lugedes nagu artikleid ja ka kuulates arvamusi, siis jääb nagu mulje, et erivajadus on midagi universaalset, et ta on nagu selline üks ja väga ühesugune, et kui me ütleme erivajadusega inimene, siis kõik, ta on selline, on. Et no aga tegelikult see ei ole nii, et erivajadusega inimene on täpselt nagu iga teine inimene eriline, ta on ühtemoodi natuke sarnane, aga alati on ka seal meiega, teistega enda poolt ümbritsevatega, aga alati on ka seal midagi sellist, mis ta teeb teistsuguseks ja see on kõikide inimeste puhul. Pole ühte samasugust inimest olemas. Et mis need erivajadused siis on, millega haridussüsteem, ütleme siis kokku puutub? Ma arvan, kõige suurem ja praegust tõusev trend on vaimse tervise häired. Hästi palju on ärevust, kohanemisraskusi, et kui põhikooli lõpetades kutsekooli minna, et seal uue keskkonnaga üldse kohaneda, harjuda uue rütmiga ja ka see, et nagu iseseisvuse pool, et sa vastutad kutsekoolis juba ise oma tegude asjade eest kõik. Ja tõepoolest ma jagan Kadri seisukohta, et see toevajadus täna on väga mitmetahuline, ehk siis me ei saa määratleda ühte toevajadust, tihti on seal koos tervikpakett ja siis eks me peame siis selgitama välja, et mis on see juurtasandi probleem, et mida meil täna tõesti on kõige kiirem lahendada, aga see tänane õppija probleem on tõesti mitmetahuline, ehk see toevajadus, eks ju, tegelikult Gert, sa ütlesid õigesti, et tegelikult me oleme kõik mingisuguse toevajaduse sooviga, eks ju, et mõnel see on suurem, mõni on saanud seda toetamist rohkem, mõni vähem, et kutsekooli jõudes on tihti õppijatel juba ju mingisugused toevajadused määratletud ja me ei tahaks muidugi nendesse kinni jääda. Sellepärast, et seal on kindlasti olnud keskkonnaga seotud tegurid, võib-olla mis on lahenenud vahepeal ja muud tegurid, ehk siis inimene on arenemisvõimeline. Et see toevajaduse märkamine ja selle kaardistamine ja me ei saaks kindlasti jääda nii-öelda sildistamise juurde. Kui sa mõtled oma Kuressaares oma õppijate peale, et millist tugi nad enim vajavad? Ma nõustun jälle Kadriga, et kindlasti emotsionaalset tuge on hästi palju vaja õppijale tagada ja anda, ehk siis igapäevaselt olla tema jaoks lihtsalt olemas nii-öelda see turvainimene. Et minu põhimõte koolisüsteemi puhul ongi, et kui me räägime, ütleme, et kas neid tugispetsialiste on palju või vähe, siis ma ütlen pigem, et iga inimene on oluline, kes noorega kokku puutub. Ja see teadlikkus selle noorega suhtlemisel, et see on nagu see kõige alus ja et noor teab, et see turvaline inimene on olemas majas, kelle poole ma saan pöörduda. Võib-olla see on nagu see kõige olulisem asi ja loomulikult õpiraskused on ka üks selline suurem teema, mis kutsekoolis on kaasava hariduse raames igapäevaselt meil laual, mida me püüame siis lahendada, toetada, olla siis nii-öelda see puhvertsoon õpilase, õpetaja, lapsevanema ja nii edasi, valla, ükskõik mis teenuseid vaja on. Et see on nagu väga oluline roll tugispetsialistil täna. Et mina ise olen ka suur võrgustiku tööfänn. Ja hästi oluline varajane märkamine, et õppeaasta alguses on kõige kiiremad ajad tugispetsialistidele, et märgata, millist tuge vajavad need noored, saada esimese kontakti, et sind üldse usaldatakse nende probleemide ja muredega, et kaasatakse sind oma teemadesse, ka see, et õpetajate poolt tuleks tagasiside, et millised on need raskused õppetöö läbimiseks ja siis tugispetsialist hakkab looma seda võrgustikku, õpetajat toetama, noort toetama, ka peresi vajadusel nõustama, et hästi-hästi oluline on see õppeaasta algus. Kas teie hinnangul praegu tugispetsialiste on koolis piisavalt?
kui ma ütlen sulle statistika, et kutsekoolides on 52 tugispetsialisti ja meil on 3600 toevajadusega õppijat kutsekoolis. Ja no ega tugispetsialist ka ainult toevajadusega ei tegeleta vist on. Palju neid õpilasi üldse on? 27 000. 27 000 on, jah. Et siin on ilmselgelt väga suured käärid, et ka kui me võtame lihtsalt see 3600 õppijat ja 52 tugispetsialisti, siis kui me töötunde arvestame, palju nendel tugispetsialistidel on, siis nad ei jõua iga ühe juurdegi. Ehk vähe on. Ja eks ta on nii, et iga päev tuleb uusi juhtumeid, eriti kui nüüd algas kool, on kõik uued õppijad, keda Kadri ütles väga ilusti, et kõik uuringud näitavad ka, et see esmane kontakti loomine ja usaldus uue õppijaga määrab tegelikult väga-väga palju. Ehk siis siin on jälle see emotsionaalne pool, ärevuste maandamine, et kõik, mis me saame kooli alguses mõne nädalaga juba ära teha õppija jaoks, ehk siis teda märgata, talle tutvustada ennast. Kui meil keskkond ei ole nii hea, siis tuleb seda kompenseerida kuidagi emotsionaalselt, eks ju teistpidi, et õppija tunneb ennast turvaliselt. Aga tõesti see arvuline pool, et kui palju me ka tahame, me teeme seda tööd väga kõik südamega, aga meil ei ole võimalus ühe juhtumiga tegeleda nii palju, kui me tahaksime. Ehk siis mõne õppijaga hästi süsteemselt, eks ju, iga päev tegeledes lihtsalt sa ei jõua mõne teiseni. Kadri, räägi korra veidi pikemalt lahti see, kui me riiklikus haridusseaduses on ette nähtud, on ju põhikooli ja gümnaasiumi seaduses, et tugispetsialisti all peetakse siis silmas, nagu sa eelnevalt ütlesid, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja eripedagoog. Astangul on meil neid rohkem, et kellest käib jutt? Kui me võtame Astangul, on tugispetsialistide siis nimekiri palju laiem, nagu ma enne rääksin. Et meil on psühholoogid, kes siis tegelevadki õppijate emotsionaalse vaimse tervise teemadega ja meie psühholoogid nõustavad ka õpetajaid, rühmajuhendajaid vajadusel lähedasi ja me oleme ka teinud selle, et meie õppijatel on vaimse tervise moodul ehk meie keskuses on hästi pildis see vaimne tervis, et õppijad ise oleksid teadlikud ja see, et nad teadlikult saaksid ka psühholoogi poole siis pöörduda. Siis eripedagoog on meil õppijate jaoks, kes toetab, et kui õppetöös on raske, näiteks lugemine raske, arvutamine raske, kirjutamine raske, siis ta toetab ja aitab õppijat selle erialaga seotud teemades, et siis arvutamisoskuses või nagu ma ütlesin, lugemisoskuses. Ja samamoodi eripedagoog käib, nõustab õpetajaid, et kuidas diferentseerida, näiteks lihtsustada mingeid õppematerjale, et siis see õppija saaks hakkama ilusasti seal kutseõppes. Ja meil ei ole sotsiaalpedagoogi, meil on sotsiaaltöötajad, rühmajuhendajad, kes siis ongi sellised juhtumikorraldajad, et nemad on õppijate jaoks A-d ja O-d, et väga hea lähedane side õppijatega, õppijad saavad rääkida oma rõõme, oma muresid rühmajuhendajatega ja rühmajuhendajad aitavad luua neil siis sildasi, on see spetsialistide juures, on see majast väljas mingitel teenustel, lähedastega suhtlemisel, et nemad aitavad õppijal kogu seda elu korraldada. Ja meie õnn ja rõõm Astangul on see, et rühmajuhendajal on aega tegeleda õppijaga väga individuaalselt, et see toetab ja aitab õppijat kindlasti palju. Ja teised spetsialistid on siis seal õpperühmade juures, et näiteks füsioterapeudid annavad ka tunde, neil on kontakt õppijatega olemas, vajadusel saavad ka tunde viia läbi selliselt, et siis õppijad seal õpperühmas saavad oma füüsilise tervisele juba nagu grupi tegevused. Ja tegevusterapeut aitab igapäevaeluoskuste õppimisele, et see võib olla näiteks õpilaskodus või ka näiteks ka õppija kodus, et kuidas tulla toime lihtsate asjadega, näiteks pesu pesemine, toidu valmistamine, koristamine, rahadega majandamine, et siin on igapäevaeluga seotud tegevused. Loovterapeudid. Ja loovterapeudid, meil on nii muusikaterapeut kui kunstiterapeut, et nemad on ideaalne variant õppijale, kes ei ole valmis minema psühholoogi juurde rääkima oma muredest, analüüsima seda läbi sõnade. Et loovterapeudid nii muusika kui kunstiterapeudi juurde saavad õppijad siis minna näiteks
emotsionaalse toe saamiseks, oma probleemide harutamiseks, enesekindluse saamiseks, et läbi ka siis muusika või kunsti, et nad saavad väljendada iseennast, et ei pea alati olema, et kõne, see ainukene. Piia, kas teil on ka veel sellist läbi, ütleme siis, kui me ütleme 3 sammast, mis seadus on ette nähtud, kedagi lisaks? No ei, samamoodi ma ei saa mainimata jätta, et endise nimega rühmajuhatajad, nüüd mentorid on minu igapäevased koostööpartnerid või tugispetsialistile. Nemad on mulle A ja O-d, et nemad tegelikult ideaalis teavad kõige rohkem oma õppija kohta ja on kindlasti koostöövõrgustiku üks kõige olulisem lüliga, et siis ka kaasa arvatud, eks ju, õpetaja. Et mentoritest ei saa üle ega ümber, siis pigem on nüüd meil, te olete või sees, et teil on nii palju terapeute, et meil on Saaremaal üks muusikaterapeut, aga öelge, et siis oleme saanud vahel ka oma õppijate puhul seda teenust kasutada, aga jah, ega meil ongi sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja psühholoog on majas meil täiskohaga, et selles mõttes on meil tegelikult täiesti hästi. Ja mentorid, kes siis uue nüüd 4-aastase õppekava kaudu tegelikult puutuvad sel aastal tunduvalt rohkem oma õppijatega kokku, ehk siis nad annavad ise päris palju tunde neile. Nad on nendega päris palju koos, saavad nii-öelda kvaliteetaega koos veeta, ehk siis muidugi eesmärgipäraselt tundides. Ja me Astangul ise usume, et igas noores on niivõrd olemas, igas ka kinnises noores on olemas kuskil pragu, kus on võimalik nagu päikest sisse lasta ja selle läbi noor muutub nagu julgemaks, avatumaks ja enesekindlamaks. Ma arvan, et me oleme rääkinud siin ka loovteraapiast üsna nagu pikalt, et ma arvan, et mõistlik oleks nüüd lasta õpilasel rääkida loovteraapiast ja loovteraapia terapeutil iseendal, et alustame esmalt siis sellise lõigu vaatamist, kus kunstiterapeut räägib oma tööst koos õpilasega ja õpilane räägib, mida tema on saanud läbi siis kunstiteraapia. Ühesõnaga siis tutvustaks natukene meie Kailit, kes on olnud Astangul kliendina juba 2,5 aastat tagasi, et Kaili tuli siis rehabilitatsiooni teenusele ehk tööalase rehabilitatsiooni teenusele, aga siis meie see koostöö on jätkunud ja nüüd siis on Kaili juba 2 aastat Astangu õppija ja käib minu juures kui siis õpet toetava selle teraapia raames. Ja Kaili, et ma küsin nüüd sinu käest seda, et kuidas sa ise oma seda teekonda siin majas natuke iseloomustaksid just nimelt teraapia raames nagu, et mis see on sulle andnud? Siin on mul võimalik olnud rohkem traditsioonilist kunsti teha, et tavaliselt ma olen harjunud juba nii digitaalse joonistamisega, aga viimati siin kunstiteraapias ma olen saanud proovida igasugused meediumid, et kas nagu värvipliiatsidega, siis sain ka teada, et mulle meeldib vesivärvid, kuna ma siin sain nagu ennast väljendada koos kunstiga. Ja noh, nii palju, kui mina ju kõrvalt mäletan neid teemasid, mida me tegelikult ju nagu käsitlesime, siis mõned nendest olid hästi sügavad, eks ju, Kaili? Jah. Et me uurisime sinu väga olulisi ja keerulisi probleeme. Nii, aga mida on veel see kunstiteraapia sulle võimaldanud, eriti mõtleme eelmise aasta peale, mis meil toimus? Ma sain rohkem mõelda enda kunsti peale, et tavaliselt ma lihtsalt joonistan, mis tuleb pähe, aga kuna ma pidin mõtlema vahepeal täiesti, et miks see seal on, et mis see väljendab, siis see on tõesti pannud mind rohkem mõtlema vahepeal kunsti ajal, et mida ma joonistan, et mis see näitab ja mis see kujutab ette, et mis nagu... Aga kevadel oli üks väga tore sündmus sinu jaoks. Mis see oli? See oli see kunstinäitus või? Jaa, et me ju tegelikult koos siis selleks, et tõsta Kaili enesehinnangut
et ta saaks ja julgeks näidata oma töid, siis me ju avasime sinu tööde näituse. jah, et see tuli tegelikult palju lihtsamini, kui ma arvasin, et tegelikult see polnudki nii hirmus, kui ma arvasin, et mitmed inimesed küsisid küsimusi, ma sain lihtsalt vastata nendele. Nii et siis see tegelikult andis sulle enesekindlust ja samas ju sa said oma töid näidata, sa said näidata teistele ka siis seda enda nagu kogemust, eks ju, pluss enda andekust. jah, et see andis ka mulle võimaluse näha, kuidas teised näevad minu kunsti ka. Aitäh Astangu keskuse eripedagoog ja kunstiterapeudile Katrin Tomberg-Tohterile ja meie õppijale Kailile, kes jagasid oma kogemust ja näitavad selgelt, kuidas läbi loovteraapia saab inimene võimaluse ennast teostada ja annab ka võimaluse julgemaks muutuda. Aga liigume siit edasi. Õppeaasta just algas. Ja sellega seoses mul on küsimus, et mida elab läbi tugispetsialist õppeaasta alguses ja mis on need peamised väljakutsed tal? No see on, õppeaasta algus on tegelikult väga põnev aeg meile kõigile. Esiteks uuele õppijale, kellel on tegelikult väga palju ärevusi seoses sellega, et ta tuleb uude majja, kus on kõik uus, uued õpetajad, uued kaaslased, uued ruumid, keskkond, mõni tuleb elama, eks ju, kaugelt õpilaskodusse, et hästi palju on sellist hoomamatut nende jaoks ja millega peab tegelema, nii et tugispetsialisti jaoks on väga oluline kohe alguses märgata ja aru saada, et mis võib olla selle õpilasel ärevuse tekitajaks näiteks. Ja meie majas on väga toredasti uutele õppijatele sisseelamisnädal korraldatud, kus siis näiteks toon näite, meil toimus uutele õppijatele maja peal orienteerumine. Ehk siis kõik uued õpilased käisid ja nägid ära näiteks ka minu kabineti asukoha. Et aru saada, kus koolimajas, eks ju, keskkonnas miski ruum asub, sest orienteerumine algul on väga keeruline ja kõik need muud vajadused, mida me peaksime ju algul kõik märkama, aru saama ja selle tõttu meil on ka uutele õppijatele sisseelamisnädalal üks selline värskes õhus töötubadega päev, kus siis tugispetsialistid, me teeme näiteks erinevaid mängulisi tegevusi, mis on üks nagu läbi lillede me saame juba aru, et kellel võiks olla mingi ärevuse foon suurem, kes ei klapi kaaslastega, kes istub eraldi, et juba nagu hoomata ja aru saada ja mingisuguste märkmete kaudu, eks ju, endale ja siis tugimeeskonnaga arutledes mõelda, et kuidas siit edasi minna. Ja meie tugispetsialistid osalevad ka kõik vastuvõtuvestlustel. Ehk siis meil on enda jaoks loodud töömaterjal selle jaoks, mille põhjal siis me vastuvõtuvestlustel mingid ka väikseid märksõnu endale kirjutame ja mida me saame siis pärast võrgustikutöö kaudu näiteks üle kontrollida, suheldes lapsevanemate, teiste koolide, spetsialistide ja nii edasi, et selles mõttes alguses on seda tööd päris palju, aga see töö on vaja ära teha. Et Kadri, kas sa täiendaksid, et kas see, mida praegu Piia rääkis, kas siin on midagi sellist, mida Astangul on teistmoodi? Täpselt samamoodi meil, et tutvumispäevad, kohanemislaagrid, et mõlemad pooled saaksid omavahel tuttavaks, et kõige olulisem tugispetsialistide puhul on see usalduslik suhe luua, et sealt saab edasi minna õppeaasta jooksul ja täpselt samamoodi, et õpetajad märkaksid, kes on neid klassis, mis on need vajadused, mis tulevad õppeaasta jooksul nagunii juurde, aga et esimesed varajased märkamised, et kohe saaks toetada seda õppijat ja me ei räägi ainult toevajadusega õppijast, et me räägime kõigist noortest, et neil on uus keskkond, tihtipeale on nad noored, kes tulevad otse põhikoolist kutsekooli, et see on nii suur elumuutus ja seal võivad olla sellised teemad, mille peale sa ei tulegi, mis ei ole üldse koolikeskkonnaga seotud, vaid on näiteks õpilaskoduga nagu seotud. Näiteks, too üks näide.
et õpilaskodus näiteks kohanemine, et iseseisvalt õhtul süüa teha, et iseseisvalt tuba koristada, et hommikul iseseisvalt üles saada, et jõuda õppetöösse, et kas ma saan mängida öö läbi arvutis või mitte. Et need kõik jõuavad tugispetsialisti lauale, et igasugune infokild, et igalt poolt on see õppetööst, on see õpilaskodust, see võib olla lähedastelt, et tugispetsialisti jaoks on õppeaasta algus hästi-hästi informatiivne, et igalt poolt korjata neid killukesi kokku info. Ma saan aru, et jah, et siis õppeaasta algus on hästi oluline ja tasub pingutada. Just. Aga tooge välja, mis selle pingutuse tagajärjel siis nagu muutub paremaks õppeaasta jooksul, et miks tasub pingutada? Väljalangevus esimene. Et esimene asi on väljalangevus õppeaasta alguses, et kes ei suuda kohaneda seda, et selleks ongi koolis siis tugispetsialistid ja õpetajaskond täpselt samamoodi, kes aitab ja toetab selle õppija püsima jäämisel. See püsima jäämine võib olla väga väikestes elulistes detailides kinni. Näiteks, et õppija ei leia ruumi, kus ta peab minema. Aga see aasta oli väga tore, et kui nad olid selle nii-öelda orienteerumise ära teinud, mina oma kabinetis tervitasin kõiki uusi õpilasi, käisid grupiviisiliselt, vestlesin nendega natuke, ütlesin, et võite alati tulla koputada ja uued õpilased juba esimestel nädalatel tulid, koputasid ja küsisid näiteks, et kus see ruum on ja kus ma pean minema ja ma ei tea, kus WC on, täiesti elulised probleemid, sotsiaalsed, eks ju, mingisugused asjad, millega neid on vaja toetada kohe alguses. Et mida rohkem me pöörame nendele pisiasjadele, detailidele tähelepanu, see ei ole ainult seotud õppimisega. Õppimine saab toimuda siis, kui õpilane tunneb turvaliselt. Et me peame looma selle turvatunde. Et kui see on meil niimoodi enam-vähem saavutatud, kõik koostöös, eks ju, õpetaja, õpilane, vajadusel lapsevanem, tugispetsialist, siis tõesti see väljalangevus, mis tegelikult kutsekoolidest on aastakümneid olnud juba 20% enam-vähem niuke nibin-nabin, vahel läheb alla, vahel jälle läheb paremaks, et see challenge nii-öelda või väljakutse on riigil olnud juba riigi poolt ka tegelikult suur murekoht. Ja need pisiasjad, nagu Piia nimetas siin, veel ka näiteks see, et uue infosüsteemi kasutamine, et leida tunniplaan üldse üles, näiteks meie majas on tahvel see, et kuidas ma kasutan tahvlit, kus ma näen, kus ruumis ma pean olema, et need suhted kaasõppijatega, kas mulle sobib see seltskond, et see võib olla hoopis teine, mis mul oli varasemas koolis, et sellega harjumine, et neid pisidetaile on hästi-hästi palju, et see, kui see õppija seal õppetöös on, siis on juba kõik väga hästi. Milliseid tööriistu või töömeetodeid te kiidate või leiate, et see on hästi oluline kasutada, ütleme siis oma töös, mis aitab kiiresti üles leida siis õppijale sellise vajaduspõhise toe vajaduse, mida pakkuda? Ma nimetaks isegi, et meil on nii-öelda nagu diplomaadi portfell, et kuna ütleme, see tugispetsialisti töö on seotud diplomaatiaga hästi suures ulatuses, eks ju, iga päev sa pead välja mõtlema mingisuguseid lahenduskäike või kuidas läheneda, eks ju, teatud situatsioonidele vastavalt juhtumile, siis seal tööriista kohvris on või seal diplomaadis on meil väga palju erinevaid vahendeid, aga vastavalt juhtumile siis peame hakkame kasutama võrgustikud, vestlused. Hästi olulised on kohe alguses mentorvestlused, ehk siis mentor vestleb iga uue õppijaga, siis tugirühma enda sellised märkamised, mis me paneme kokku. Meil on näiteks ka tööriistana kasutame, me nimetame õpilasabi ümarlaud, kus siis kooliõde, kes vaatab üle kõik õppijad, kes on ka, unustasin kahjuks ta enne mainimata, on väga oluline liige, ja siis mentor ja tugispetsialist, me istume maha, vaatame üle kõik uued õppijad, igaühe tähelepanekud, mis on näiteks nüüd kogunenud 3 nädalaga või 6 ajaga, ja siis me kaardistame valgusfoori värviga siis õpilase ära, et milline võib tema toevajadus kohe alguses olla ja kindlasti jääb sinna tabelisse ka vastutaja, sest näiteks seal võib olla probleemiks halb nägemine, mis on kooliõde tuvastanud. Et neid asju, millele nagu tähelepanu pöörata, see võib olla väga lai spekter, et vahel on ka nii, et neid asju on väga palju,
alates, ma ei tea, ülekaalust kuni, et söömised, energiajoogid ja siis sellised rohujuure tasandilt, mida me peaksime siis millega tegelema, õpiraskused, keda kaasata, et see tööriistakohver on tegelikult väga lai. Ja Väga suure ulatusega. tööriistakohvri avamine tegelikult käib juba vastuvõtus, Just. et tugispetsialistid korjavad sealt juba esimesed infod endale ja juba teavad, et 1. september on ja nende asjadega ma pean hakkama tegelema. Et selle jaoks ongi ülioluline need vastuvõtuvestlused, kus sa tegelikult saad selle esmase info kätte ja sellega saad sa edasi hakata töötama ja minu meelest on üks meil ka hästi suur nagu tööriist see, et me küsime hästi palju ja me kuulame, mis meile räägitakse, et need infokillud võivad tulla ka väga erinevatest kohtadest kokku. Kas te kasutate ka mingeid selliseid tööriistud, kui nüüd on välja tuvastatud, et noorel on vaja sellist abi, siis on ju selge, et seda tuleb monitoorida või seda tuleb jälgida, et kas ta on siis toimunud isiklik areng selles osas, et järgi aidata, et on siin mingid konkreetseid tööriistu, mida teistega jagada? Meil on kindlasti olemas mina armastan väga vaadelda, ehk tugispetsialist vaatleb ja kasutab selleks ka meil on igal õppijale, eks ju, selline arenguleht, kus me siis paneme, et mis on tema vajadus, mis on võimalused, kasutame erinevaid mängulisi kaarte näiteks õpilastega vestlustes, et seal tööriista kohvris on täpselt siis õppija vajadusele ja tasemele vajalikud tööriistad, mida me siis võtame välja, aga tõesti see kuulamine on, ma arvan, ka üks olulisemaid asju, et kuulata nii õpetajat, vajadusel lapsevanemat. Lapsevanema kuulamine on minu jaoks olnud üks ka olulisemaid asju, et ma hästi palju harrastan lapsevanemate kaasamist. Et mõni lapsevanem käib meil võrgustikel võib-olla lõpuks terve aasta, alates, eks ju, siis, kui ta tuleb. Ja lihtsalt sealt võivad sündida need imekohad. Kadri-Ann? Ja meil Astangul hakkab septembris peale juba meeskonnatööd, mida kutsub siis kokku rühmajuhendaja, et ka esmase info kogumine, et seal on tugispetsialistid, õpetajad, selline info vahetamine, et kas õppija käib õppetöös, kuidas tal õppetöös esimesed tunnid on olnud. Siis tuleb juba oskuste hindamise meeskonnatöö, mis siis kaardistab õppija seda esimest kohta, kus ta praegust on meil õppeaasta alguses, et kuidas on sotsiaalsed oskused, kuidas õppetööga tuleb toime, siis tuleb õppija ka tegevuskava koostamine, kus tema annab endapoolse tagasiside, vajadusel perevestlused ja tegelikult nagu see esmane hindamine tuleb nagu kõigi poolt kokku, et see on see rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, kes seda infot kogub siis, kes osaleb, kes on see juhtumi korraldaja ja kes siis vastavaid samme hakkab seal edasi koordineerima. Ehk siis on olemas konkreetne õppijate oskuste hindamise metoodika, mida me jälgime Astangul. Meil on ka monitooringud, mis meil on mitte ainult õpilastega, võib-olla kellel on mingi raskus tekkinud, vaid kõikidega. Ehk siis ka jälle lihtsad asjad, et kui rääkida kõikide õpilastel, küsida ka lihtsaid asju näiteks, et seal monitoorimisel, et kas sa oskad tahvlit kasutada või et kui sa näed, et ta ei ole nagu kasutanud seda või siis ka nendel tublidel õppijatel on ju mure, et see ei ole päris nii, et see toevajadus tegelikult on ka tublidel õppijatel, et see monitoorimine annab meil võimaluse siis jõuda iga õppijale, aga see on muidugi väga töömahukas. Sa Piia mainisid korra olulist rolli koostööd lastevanematega. Me Astangul samamoodi peame seda nagu väga oluliseks ja meil on ka kohtumised lastevanematega mitu korda aastas traditsiooniliseks kujunenud. Aga kui meid praegu kindlasti mõni lapsevanem kuulab, ja ta tahaks teada, et mida ta ise saaks õppeaasta alguses oma lapse jaoks teha, et see kooliga koostöö oleks hea. Mis on sinu ootus lapsevanemal oleks, et ta aitaks koostöös kooliga oma last, et mis ta teha saab? Ma arvan, et kõige olulisem on vaadata olukorrale ausalt silma. Sest lapsevanem on tegelikult ju oma lapse kõige parem tundja. Et võib-olla soovitus lapsevanematele tõesti tulge juba enne 1. septembrit kooli, räägime läbi, mis on need teie
mõtted oma lapse osas või võib-olla isegi unistused, eks ju, et kuhu ta võiks jõuda. Ja siis proovime nagu mõelda, et mis on täna meie see võimalus. Et hästi oluline on minu meelest just ka lapsevanemal nagu ausalt silma vaadata probleemile, et minu meelest kõige hullem on see, kui lapsevanemal on pidevalt olnud oma lapsele liiga suured ootused. Ja kui laps seda ei täida, siis see enesehinnangu probleem on päris keeruliseks muutunud ja usaldusprobleem lapsevanema ja lapse vahel, et võib-olla see, et usaldage spetsialiste, usaldage kooli ja usaldage oma lapsi. Et tegelikult minu meelest tugispetsialist on ka see inimene, kes tegelikult usub, eks ju, lapsevanema võimesse ja ka aitab tal seda usku võib-olla taastada, kui see on täiesti kadunud mingi hetk olnud, sest et olgem ausad, et meie koolisüsteem tegelikult suhteliselt baseerub siiski mitte nagu tugevustele, vaid pigem, eks ju, inimese nõrkustele, ehk siis mida ta ei oska. Ja tegelikult on see lapsevanem ka kuulanud võib-olla pool oma elu juba seda, mida ta laps ei oska. Aga et nagu mina olen jälle see, kes tahaks tuua päevavalgel kõik selle, mida su laps oskab. Ehk me räägime kõigest sellest, mis meil täna hästi on. Et lapsevanem peab saama positiivset tagasisidet, see on minu töö üks ka alustala ja lapsevanem peab saama ka nutta, kui on vaja nii-öelda kas siis kujundlikud või päriselt, et mul on neid juhtumeid päris palju, sest et lapsevanem võib ka öelda, ma ei oska ja see on normaalne, sest tegelikult vajavad vanemad ka päris palju abi, kui sul on päris suure toevajadusega laps, et ma arvan, Astangul on täpselt sama teema ja võib-olla see, et lapsevanem peab saama aru, et kool on koht, kuhu ma võin tulla ja kus ma saan tegelikult rääkida oma muredest, ma saan abi, ma saan olla selles võrgustikus niimoodi, et mind mõistetakse. Et see kõik, mis tegelikult sünnib ju kodus, kuidas see toetamine noorega toimub, see kajastub lõpuks ka ju meil koolis. Et see pingete mahavõtmine võib-olla on see tugispetsialisti roll ka siin. Ja ma mõtleks üle nagu see usalduse teema, et usaldada noort, usaldada seda kooli tugispetsialiste ja samas olla valmis, et anda sellele noorele iseseisvus. Aga ma tahtsingi, Kadri, sinu käest küsida, mida õpilane praegu saaks teha? Kindlasti meid kuulavad mõned õpilased. Et mida õpilane saaks siin praegusel sellisel pingsal perioodil, mis kooli aasta nagu tavaliselt endaga kaasa toob? Anda märku, kui on mure või probleem. Et see on esimene asi, et mitte jääda sellega üksinda ja et see mure ei läheks suuremaks või probleem. Et igal asjal on lahendus. See, et õpilane oleks valmis ka katsetama, et elus ei lähe alati kõik hästi ja kui läheb halvasti, siis sellest saab ka õppida midagi. Et alati ei pea õnnestuma, et läbi ebaõnnestumiste saab ka õppida. Ja ka see, et olla valmis, et proovidagi ise asju, ise pakkuda ideid, ise teha, et olla see ideede generaator. Aitäh, siit ongi nüüd õige hetk lasta ka õpilasele rääkida, kuidas tema on leidnud tuge ja me vaatame seda samamoodi uuesti läbi loovteraapia ja näiteks on muusikateraapia. Sa mäletad seda, Andre, kui sa esimest korda muusikateraapiasse tulid? Jaa. Mäletad? Millal see oli? Eelmisel aastal, jaa. Tulid sa üksinda esimest korda siia muusikateraapiasse? No ei, sinuga. Minuga tulid, on ju? Jaa. Oled sa alati tahtnud tulla, et siis kui Kadi kirjutab, et tead, et kas saame muusikateraapias kokku? Oled sa alati tulnud, et jah, ma tahan tulla? No jaa. Ja mis me oleme siin teinud, et me oleme vist on julguse ja sellise hääletööga oleme tegelenud, on ja?
ja kandli mängimist. Kande mängimisega ja just. Kuulanud lemmikmuusikatest, jah? Ja. Sul on väga palju erinevaid artiste, on ja, keda meeldib kuulata ja kelle lugusid meeldib töödelda vist ka, on ja. Mulle meenub kohe see vabariigi aastapäeva aktus. Ja seal oli, tuleta mulle meelde, kelle lugu see oli, keda me... No ei tea, see oli mingi Minu tempel. Jaa, tempel oli loo nimi, on ja, just. Ma mõtlen, kas mul on siin kirja pandud ka ta. Jah, Ventmani lugu, Indrek Ventmani lugu oli tempel, ja siis me leidsime, et need sõnad oleks vaja ümber muuta. Ja. Ja mis me siis tegime? Muutsime need ära, ja. Et niimoodi, et teiseks looks. Ja, just. Et see oleks rohkem sinu lugu, on ja. Ja. Refräänis just, on ja. Ja, et seal oli, siin on minu tempel, ja. Õunapuud ja mis seal veel oli? Õunapuud ja linnulaul. Linnulaul, jaa, et need olid olulised sinu jaoks, on ja. Et need meenutasid just seda sinu kodu ja sinu rahupaika, on ja. Ja, kus on hea mõnus olla, turvaline. Kuidas sa tundsid ennast siis, kui ma ütlesin, et mis sa arvad sellest mõttest, kui läheks vabariigi aastapäeval esinema? Mis see esimene tunne oli, mis pähe tuli? Alguses ei meeldinud. Ei meeldinud see mõte? Mis sind hirmutas või kuidas see tundus? Sõnad ei lähe pähe. Sõnad ei jää pähe. Tundsid muret, et sõnad ei jää pähe? Okei, ja mis sind aitas? No kordamine. Kordamine aitas? Seda laulu. Ja. Siis jäid pähe. Siis jäid pähe, ja. Ja sa tegid veel kodus ka ju sellega tööd, on ja. Kas tundsid, et siis muutusid kuidagi kindlamaks, julgemaks? Ja. No just. Et siis oli mõnus minna esinema? Ja. Aga esinemispäeval, kuidas siis tundsid ennast? Ärevil veidi? Kas sul oli mingi toetav faktor kuidagi? Proovisid mõelda positiivselt, just, jaa. Mina olin sulle toeks seal ja siis oli ka veel noorsootöötaja Jan seal toeks, on ja. Et see oli veidi nagu seljatagune oli kindel, jah? Ja, oli küll. Tunned sa ise, et oled kuidagi nagu julgemaks muutunud ka? Jaa. Kas sa tunned, et muusikateraapiast on olnud kuidagi õpingute jooksul nagu kasu, abi? Jaa. On olnud tasu? Nii, et jätkame koostööd? Ja, ikka. Aitäh Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse muusikaterapeudile Kadi Arulale ja õppijale Andrele. See oli ilus vaadata, kuidas Andre on ennast avanud just läbi tugispetsialistide toe. Aga liigume edasi ja võtame järgmise blokina ette päriselt tugispetsialistide väärtustamise teema. Aga ma alustuseks küsin siin, et mis teeb teie jaoks tugispetsialisti samaväärseks õpetajaga? Need tööd on täiesti erinevad. Et üks on klassi ees olek, tunni andmine ja teine on õppija eluga tegelemine ja need teemad, mis seal elus on väga-väga erinevad. Need võivad olla väga suured mured, kuidas üldse kas või toitu laua peale saada. Need võivad olla see, et kuidas ma seal klassiruumis suudan olla. Et rollid on tõesti erinevad, aga ma siis võib-olla tooksi ühe sellise kujundliku näite, et tugispetsialist on justkui see, kes paneb sinna lillepoti sisse õige mulla, vajadusel väetab õige väetisega, vajadusel lõikab kuskilt oksakesi natukene või siis teeb muid hooldustöid, et siis õpetaja saaks seda taime veel omakorda kasta,
et sellest taimest siis, et õpetajal oleks võimalik üldse seda taime kasvatada. Et tegelikult meie rollid on erinevad, aga me oleme mõlemad üksteisele väga vajalikud. Et ma isegi nagu ei hakkaks siin nagu võrdlema või mingit väärtust sellist, et kumb on väärtuslikum, et ma arvan, et me oleme üksteisele lihtsalt ülimalt olulised ja kasulikud. Et need koolid, kus see teadmine on olemas, siis ma arvan, et sellist väärtustamise küsimust, et kumb nüüd on väärtuslikum, et seda ei teki, vaid me oleme lihtsalt väga vajalikud üksteisele. Ja toetame üksteist, Jah. et see õppija oleks seal koolikeskkonnas ja ma arvan ka, et järjest enam tegelikult enamus koolides õpetajad ka näevad ja väärtustavad tugispetsialisti väga-väga palju, Just, kes toetab ja aitab ka teda. absoluutselt nõus. Okei, aga mis mõtted ja tundeid teil tekivad, kui avalikkuses, kui räägitakse koolist, räägitakse palkadest, räägitakse õpetajate palkadest, räägitakse õpetajate palgatõusust. Aga seal juures jäetakse mainimata tugispetsialistid. Et miks see nii on? Õpetajate palkadest ja tugispetsialistide palkadest rääkides, siis siin Tallinnas olles ma hoian 2 käega peast kinni, sellepärast et see, mis lähivaldades toimub, siis me ei konkureeri tugispetsialistidele nagu valdadega, sest palgaerinused on nii suured Kutsehariduses. kutsehariduses ja palju-palju väiksemad. Et ma arvan, et kui tugispetsialist tuleb kooli, siis seal on väga palju missioonitunnet. Et see, et sa tunned, et sa tahad kellegi elu hoida rajal või aidata see rajal olla, et palk ei ole see, mis määrab kooli tuleku. Täiesti 100% nõus Kadriga, et see on missioonitöö, aga samal ajal teeb kurvaks küll see, et tihti peavad õpetajad ja ka tugispetsialistid, eks ju, suvel otsima mingisugust lisatööd, et siis nagu mingil moelgi kõikide nende hindade juures praegu kuidagi peret toita, ise ellu jääda ja võib-olla endale mingi heaolupaketki lubada. Et selles suhtes, kui nüüd ma lihtsalt huvi pärast guugeldasin, siis tugispetsialistidest tõepoolest räägitakse pigem kui nende puudusest. Et seal nagu sellist palgateemat väga nagu kõrval ei ole. Et võib-olla me oleme tugispetsialistidena ka sellised, kuna meil on selline missioonitunne nii suur, siis me oleme sellised leplikud, aga samal ajal praegu ja täna just on hea võimalus ka seda välja rääkida, et kui tegelikult peetakse oluliseks, et tugispetsialisti haridus oleks magistrikraad, mida me enamus kõik omame, siis nagu õpetaja miinimumi teenides ja sellist lisaraha teenimise võimalust väga ei ole, sest selle ühe palga sisse käivad sul absoluutselt kõik maksimum tööülesanded, et siinkohal tõepoolest oleks vajalik õpetajad sinna sisse kirjutada tugispetsialisti nii-öelda töö ja palk, et me ei peaks nagu eraldi kuidagi minema seda, ma ei tea, loosungitega kuskile nõudma. Et kindlasti see on poliitiliste otsuste ja ministeeriumite teema valdkonnas. Ja, kui me saadet alustasime, siis me rääkisime ka sellest hetkeolukorrast, kus toevajadusega noori tuleb haridussüsteemi aina rohkem juurde, just kutseharidusse. Ja seal peaks olema see loogiline käik, et ju me siis vajame ka rohkem tugispetsialiste. Kui on rohkem tugispetsialiste, siis on ka õpetajal võimalik õpetamisega tegeleda. Ta saab tegeleda oma nagu professionaalsusele. Aga kui nüüd peaks juhtuma see, et tõstetakse küll õpetajatel palkasid, mis on igati hea, aga sealt jäetakse järjekordselt välja tugispetsialistid, kas te näete, et on võimalik edasi minna? Et selles mõttes on piisavalt tugispetsialiste koolis ja neid tuleb juurde. Gert, meid on tugispetsialiste nii vähe, et kui see 52 inimest sinna Toompeale läheb, siis tõenäoliselt meie hääl ei ole kuulda. Et me loodame õpetajate peale, kes streigiga jälle võib-olla suudavad tuua nagu esile selle koolis toimuvad ja need palgad, mis seal on, aga 52 inimesega seda häält väga kuulda ei ole. Lihtsalt mina arvan, et mingi hetk on, et tugispetsialiste jääb vähemaks. Tuleb järjest vähem noori tugispetsialiste, lihtsalt selle palgaga sa ei saa oma pere toita. Et see on
tõenäoliselt see märk, mis jõuab ka ministeeriumi mingi hetk. No absoluutselt, aga tegelikult eks ju ka tugispetsialistidel võiks olla siis kuidagi see palkade diferentseerimine, ehk siis alustav tugispetsialist või siis näiteks mina olen põhimõtteliselt eluaeg töötanud laste ja noortega, et kuidagi seda kogemust väärtustada või seda spetsialisti nagu päriselt, kes on omandanud siis tõesti kõrgema hariduse, et noh, lõpuks nagu spetsialist mõtleb ka, et aga miks ma seda magistrikraadi siis oman, et kui sealt mingisugust, eks ju, nii-öelda tulu otseses mõttes ka ei tõuse. Et muidugi see väärtustamine, ma arvan, et see on ka kinni tihti organisatsioonides endas, et näiteks kuidas see kultuur seal on, et kui palju, eks ju, koolijuhtkond väärtustab neid tugispetsialiste, see on üks asi, et sa tunned, et päriselt ka nagu ma olen hinnatud, et see on nagu üks pool, see on nagu selline emotsioonidega seotud, aga jah, leiva lauale toomiseks ikkagi oleks selge riigipoolne nõue, minu meelest peaks olema lausa, et alla selle summa sellise haridusega spetsialistile, kes on töötanud üle 10 aasta näiteks, maksta ei tohi. Ja ma toon siia juurde, et isegi mitte ainult palkades ei ole vahe, aga tänasel päeval on puhkustes vahe, et kui õpetajal on 56 päeva, siis hetkel on koolides väga erinev, et see on kooli otsustada, aga mis nüüd muutub see asi ja see tööaja teema samamoodi, mis 1. jaanuarist, eks ju, nüüd muutub, et mingid väiksed muudatused on tulemas ja ma võin öelda, et tegelikult ka ilmselgelt Astangu on olnud ka minu meelest kindlasti see sõnumi viia meie kõigi poolt, kes me oleme siis kutsekoolide võrgustikel kokku saanud ja ettepanekuid teinud, et tihti ju need poliitilised asjad, nende muutmine on valimistega seoses seotud täna praegu, kus valimised on tulekul, jälle mingisuguseid lubadusi antakse, et loodame, et need ei lähe vett vedama. Kas mõni erakond on öelnud KOV-ide raames, sest tegelikult palju on ju ka tugispetsialistid, kes on just söötavad on ju KOV-koolides, et nemad tõstavad tugispetsialistide palkasid. See on praegu see hea saade, kus ei ole kuulnud. Praegu, tähendab, ilmselt ei ole neid platvorme. Kiirustage. Ootame neid sõnumeid. Ootame neid sõnumeid. Mulle meeldib tegelikult ühe koolijuhi välja öeldud lause, mis mul praegu meelde tuli, et Eesti haridussüsteem ei vaja enam imesid, vaid ausust, raha ja inimesi. Minu meelest see on nagu selline lause, mis nagu tuleks kuskile kirjutada kuldtähtedega, et sellest nagu lähtuvalt selles suhtes, et inimeste pealt me ei saa kokku hoida. See on minu arvamus. Võtaks kokku teie nagu sellise praegu mõtted, et ei ole tegelikult mingeid selgeid põhjendusi, miks tugispetsialisti palk ei ole samaväärne õpetaja palgaga. Kui räägitakse õpetaja palkade kasvust, peaks rääkima ka koolis tugispetsialistide palgast, sest kool ei koosne ainult direktorist ega õpetajatest, vaid seal on ka veel tugispetsialistid ja on ka palju teisi spetsialiste. Just. Nii, aga liigume siis lõpupoole ja et meie jutt ei jääks ainult selliseks ülevaatlikuks, siis ma küsin teilt ka, mida tähendab tugispetsialisti töö ja milline on nagu olukorrad koolis. Et vaataks korraga tulevikku, et millised on teie ettepanekud koolijuhtidele, poliitikakujundajatele või ka lapsevanematele, kogukonnajuhtidele, et mida peaks tegema, et tugispetsialiste väärtustataks koolisüsteemis tulevikus veel rohkem? Lapsevanem, siis see, et me teeme ühe asja nimel tööd. See, et see noor õpetaks koolis, et ta läheks tööturule, et see on mõlemapoolne hästi suur usaldus ja hästi suur koostöö, et meie väärtustame vanemaid ja vanemad väärtustavad tugispetsialisti ja et see, et nad julgeksid pöörduda, et ka jälle, et ükskõik mis probleem see on, et nad julgeksid tulla. Siis koolidirektor, et kui ei ole tugispetsialiste, siis need väljalangevusnumbrid on palju suuremad kutsekoolides. Et õpetajad ei saa tegeleda kõigi asjade murede lahendamisega, et on vaja õpetada, on vaja kutseoskused saada ja see ongi õpetaja roll ja tugispetsialist on see seal ümber, kes toetab, aitab, et see õppija jõuab sinna klassi.
et kui tugispetsialisti ei ole, siis ei ole ka õppijaid tõenäoliselt päris palju see. Mina arvan, et on vaja alati vaadata sellist pikaajalist plaani, ehk siis riigil ei ole kasu noorest, kes ei õpi, ei tööta. Ehk siis me teame, et on need noorteprogrammid, eks ju, nüüd käima löödud, sest et neid noori on lihtsalt väga-väga palju, et siinkohal riik peaks mõistma, et kui meil ei ole tugispetsialiste, siis meil võib neid NEET-noori, eks ju, veel enam lisanduda, kes ei õpi, ei tööta, meil on pensionimaksjaid vähem. Et tegelikult on see kõik omavahel seotud. Et see võib tunduda, eks ju, et okei, tugispetsialist teeb mingisugust tööd, keegi me ei näe täpselt, mida ta teeb, aga tegelikult see on lõpuks seotud suuremalt ka riigi heaoluga. Ehk siis, nagu me teame, siis hetkel ka see 4-aastane programm, eks ju, noortele, mis on tehtud, kutsekoolidel nüüd õppekavad 4-aastased, et peaks siis meil nagu juurde tooma rohkem harituid õppijaid. Ehk riigil ju see soov on. Et siis riik peaks võib-olla korra tulema nagu sinna meie platvormile, ehk siis kuulama seda sisendit, mida anname kõik meie tugispetsialistid, õpetajad, koolid, haridusasutuste juhid. Ma võin öelda, et mina oma koolis olen juhtkonnal alati andnud sisendeid ja mis ei ole ka seotud ainult minu enda subjektiivse arvamusega, vaid ma korjan infot ka enda õppijatelt. Ehk siis kas või keskkondade muutmine, kõik see, et kuulata inimest, kes päriselt põllul töötab. Ehk see on võib-olla see riigile ja poliitikutele ja kujundajatele selline võib-olla üks nõuanne, aga teistele, ütleme, lapsevanematele, nagu Kadri siin ka välja tõi, et just see ka usalduse küsimus, aga ma arvan, see usalduse küsimus käib absoluutselt kõikides sektorites, nii riigi tasandil, juhi alluva tasandil, et mulle meeldib ka mõte, et koolijuht on täna tegelikult tippjuht, kes iga oma töötaja arengu eest peaks seisma. Et see on võib-olla ka see, et võib-olla me oleme veel ühe jalaga mingis vanas mõttemustris, ühe jalaga kuidagi oleme jõudnud nii-öelda natukene uuemasse aega, et need valulised protsessid, ma arvan, need on nagu liiga kaua kestnud, et võib-olla see raha natukene praegu ka siiski muudaks natukene mingisugust õpetajate põuda, tugispetsialistide põuda ja noorte nagu soovi tulla kooli tööle. Et mis neid motiveerib, ma olen näinud võib-olla neid noori, kes on ise kogenud raskusi elus, kellel on endal võib-olla hea kogemus nõustamisega, on mulle öelnud, vot ma tahaksin ka õppida tugispetsialistiks, aga kui noorel on valida, noored tahavad kõik kiirelt hästi palju raha teenida. Et see ei ole ja stressivabalt võimalusel, et tegelikult nagu siin on ka suur mõtlemise koht, et mis paneks noort inimest stressirikast tööd tegema olematu raha eest. Et tegelikult need asjad, kui me neid ei muuda, et ikkagi see väärtustamine läbi selle, et inimene saab endale lubada kas või Eesti-sisest reisi, et need on sellised väikesed asjad, aga väikestest asjadest sünnivadki suured. Nii et ja ka väärtustamine see, et kui sa tunned, et sa oled seal koolis väärtustatud, on see juhtide poolt, on see lastevanemate poolt, et see kindlasti tõstab seda, et noored tulevad tugispetsialistiks kooli. Jah, absoluutselt. Jaa, ma olen teiega täiesti nõus. Saate sissejuhatuses ma rääkisin meie värskest vilistlasest, kelle üks mõte oli teha sellist podcasti teemal hoolivus. Aga mul on teile üllatus. See õpilane on, või endine õpilane, meie vilistlane, on olnud kogu saade meiega kaasas. Ta on vaadanud kõrvalt, kuidas siis direktor ja ka tema tugispetsialistid, kellega ta siis on Astangul kokku puutunud, vaatanud ekraanilt ja kuulanud seda. Ma tahaksin teile teda tutvustada ja küsida, et kas see saade nüüd siis vastab tema ootustele. Tere, Remi! Tere! Mis sa arvad sellest saatest? Väga sisukas, põhjalik ja ausalt öeldes ma sain ka palju targemaks, nii et see saade oli vägev.
mis sa arvad, kas me teeme veel ühe saate? Kindlasti, sest et Astangul on palju jagada, nii et neid saateid peab tegema. Aga siis oleme kokku leppinud, et mõtleme järgmiste teemade plokkide peale ja liigume siis ühiselt edasi, et ka järgmine saade teha. Jah. Aitäh sulle, Remi! Aitäh! Täna kuulsime, et koolis on üks roll, mis korraga on päästerõngas, sillameister ja tiimikaaslane. Kui hoolime neist inimestest, tugispetsialistidest, siis hoolime ka õppijate tulevikust. See oli hoolimise lauanurga esimene saade. Minu saatekülalisteks olid Imelised Astangu Keskuse tugiteenuste arendamise osakonna juhataja Kadri Norit. Aitäh kutsumast! Ja Kuressaare Ametikooli sotsiaalpedagoog Piia Prei. Aitäh teile! Mina olin Gert Valdaru. Aitäh, et kuulasite, vaatasite. Kohtume järgmises saates.